palju õnne Eesti liiga armastajatel hooaja alguse puhul siin Lasnamäel, sest 2 mängu Eesti liigas on juba selleks hetkeks on mängitud ja ilutulestikku saab samuvad võistkonnad väljakule. Ilutulestikku ma siin ekraanil ei näe, aga siin staadionil meil oli au seda vaadata, ehk siis kellele konkreetselt, no pärast saame teada. Aga saame video on teada, alanud. jah, mäng on alanud ja ma veel lisaks, et siis U20, kui me räägime U21, sest tegelikult ju Levadias U19 mängib ka Eesti liiga B-s, mis on 3. meie tase, aga siin vaatame rünnaku lõpuni, siin aktiivselt omavahel kombineerivad Rodionov ja Födorov kindlasti ja värav! Vot, oma aktiivsusega Fjodor Rodionov panib kirja resultatiivselt söödu ja värava autor Vyacheslav Pavlovitš. Ja tahtsin just öelda, et Levadia siin paremas ääres tegelikult valik on peatreeneritel ja siin sa mainisid, et aga vaatame olukorda, sorry, Dima! Uuesti Rodionov oli palliga. Väljaku peal, et komandeerida, vaid ta on mängu sees ju. Pikses ette poole ja Bogdan on palliga! Oi, milline šanss ilusti palli omaks võtta, aga üritab sisse minna. Tegelikult sööd, jah, palli Vadias ja löök ja kindel jälle Kompuse poolt oli väga hea löök, aga nüüd kindel on soojendusteks homseks mänguks. Tõesti Levadia ju mängib homme FC Kuressaarega kell 12.30, see mäng algab Sportland Arenal, aga ma vaatame veel Rodionov jälle palliga, tabas posti. Üritab Levadia oma rünnakuid selles ehitada. Üritab seda teha väikeste söötudega, eksib oma karistusalas ja plati tabab pall. Jah, hea löök, aga Kalju rünnak jätkub, veel üks tsenderdus. Aga millest sai alguse? Piksed ette peale. Ruslan Turabo muidugi veel 2010, Matvei Gulaev 2010 Levadia ridades, kes Oi, Dima, kui sa rääkisid Hobusoni, sai poolt väga hea löök nagu, aga minutil Valverde rikošetiga lõi seda võidu värava ja siin jälle meil keegi poistis on pikali, aga mäng jätkub. Oi, selline löök ja värav! Ja kes muu kui Trevor Elhi. Trevor Elhi 2-0 82. minutil. Jaa, 22. mäel. Just hakkasime rääkima väravatest ja Trevor Elhi on meid kuidagi kuulnud ja ta on tark ja kogenud mängi ja milline värsime, et tuleb kaasata rohkem noori, et klubid, kelle tubli... Vaatame seda olukorda, Igor Subotin, aga kohtulik näitab solus seisu. Ja Steinberg pole selle otsusega rahul ja liigub keskele ja saadi ta kätte. Ja Kristjan-Erik Lääne vilistab mängu lõppenuks 2-0. Levadia U21 on võitnud Nõmme Kalju duublid, Nõmme Kalju U21 ja saab tabelisse 3 punkti. Palju õnne kõigile jalgpallisõpradele meie hooaja avamise puhul